No nii, tere! Mina siis tahan teile täna tutvustada oma uusi puuvillaseid käterätte, mis ma siis tegin enda köögi jaoks ja ka teile. Otsisin siis kaua sellist materjali, mis siis võtaks hästi sisse vett ja kuivataks nõud korralikult ära. Ja ka see, et tätik ei läheks läbi märjaks. Nii, tänaseks ma siis olen leidnud sellise materjali, mõnus naturaalne puuvill. Ja eegeldasin ka siia äärde siis sellise pitsi. Ja on ka siis riputusaas, kus sa saad siis rippuma panna. Need on tõesti mõnusad, et ma näitan ka teile, kui hästi see kuivatab. Suurus on päris hea, paras, mõnus, nagu ikka, natukene suurem kui tavaline köögirätik. Ja ma panen ka mõõdud kirja. Nii, ma näitan siis, kuidas see kuivatab. Võtame selle klaasi, alles pestud. Kuivatame ta korralikult ära. Nii. Klaas on täitsa kuiv. No, muidugi võid natukene üle veel teha. Nii, ja mis põhiline, rätik on täitsa kuiv. Nii, siin on üks lusikas. Võtame lusika ka kuivaks. Täiesti kuiv. Kõik vee võttis sisse. Nii, ja rätik üldse märjaks. Noh, ta on hästi õrnalt niiske. Nii, proovime siis seda taldrikut ka. Nagu näete, see täiesti märg. Teeme mõned korrad üle. Siit ka. Ja, ongi kuiv. Nii, ja siis mul on siin üks topsik. Selle võib ka proovida üle teha. Nii. Ja asi tahab lihtsalt kauem kuivatamist. Täiesti ilusti kuiv. Super mõnus. Materjal on mõnus, pehme, hea kasutada, kuivatada. Ja on ka ilus teie köögis, kui ta ripub teil nagis. Sellel on siis ainult käsipesu. Et teeme siis pesu ka ära. Nii, siin on mul soe vesi. Ja panin tilgafeirit ja panen selle siia sisse. Mul on vaja teine rätik ära pesta. Panen nad mõlemad siia sisse. Kui on teil rohkem määrdunud rätt, panete natukesed soiate leos. Pesate läbi ilusti. Loputate ära. Ja nüüd loputate läbi. Seni kuni enam vahtu ei tule. Ja viite juua kuivama. Aga vaadake ainult, et siis juues teete ennem siis mööri või pulga mingi niiske lapiga puhtaks. Et ta on tõesti ilus valge. Et ta ei läheks mustaks rätik. Ja nüüd nad kuivavad siin. Nii kaua kui kuivaks saavad, siis viin tuppa. Nii,
rätikud on nüüd ilusti puhtad. Ja hakkame nüüd neid pakkima. Et pakin nad siis ilusti ära, valdin kokku ja panen pakendisse. Et kõik nad tulevad siis minu kleepsuga. Hästi pakitud. Tule võtta oma rätik, kas endale või kingituseks minu Jaaga käsitööpoest Kaksiga kokkama. Aitäh!